Hei sõbrad. Sellel korral ma mõtlesin, et teeks midagi teistmoodi. Teeks meie esimese aiatuuri. Vaataks, mis meil siin peenraalades on ja milline meie iluaed välja näeb. Aga mis seal ikka pikalt. Läheme ringile. Alustame siit siis meie esimese aiaringkäiguga. See koht, kus ma praegult seisan, on meie maja värav. Ehk siis tegelikult see on see, mida näeb meile siis võib-olla külla tulev inimene ja loomulikult kui ise ka, kui koju tuled. Minu jaoks ongi oluline see, kuidas siit tegelikult pilt on ja kuidas siis mööda sõites pilt on. See on meie iluaia osa, mis siis jääb meie majast paremale. Kuna maja on üsna uus, siis on ka aed üsna uus. Kohe siin ees olevad maja esine ja see teeäärne peenar on ja siis ka taga tegelikult okaspuu peenar on 1-aastased rajatud eelmine aasta. Ja päris tagapoole meie kõige esimene okaspuu peenar on rajatud 3 aastat tagasi. Tegemist on iluaia mõistes, vähemalt on tegemist väga, väga noore aiaga. Aga vaatame, mis meil siin siis on. Et kohe siin on aia ääres on meil stepirohud, mille oleme istutanud läbisegi siis siilikübaratega, White Swan. Tegemist on selliste valgete õitega siilikübaraga. Valiku tegime just selle järgi, et nad kannatavad üsna vaest ja mulle mõistes vaest ja sellist võib-olla isegi natuke kuivemat keskkonda. Et tervet aeda ju ei taha kogu aeg voolikuga kasta. Siis, ja nad õitsevad ka üsna pikalt tegelikult, et nad on küll suve lõpupoole, sügise poole õitsejad nii-öelda, kuid tegelikult peaksid nüüd juba umbes 6 aja pärast õitsema hakkama, sest siin on ka näha, et nad moodustavad vaikselt ka õisi juba või õie algeid, ütleme nii. Et see on kohe tulemas. Kui keskkond on vaesem, siis nad ei viska ka metsikult kõrgust. Ehk siis hoiab natukene kasvu kompaktsemana, aga lille nii-öelda varsi ka tugevamana. Ehk siis nad ei hakka lamanduma. Vähemalt nii ma eeldan, sest et neid ma veel õitsimas näinud ei ole. Kõik need siilikübarad on siin meil endal külvatud siis seemnest. Et esimesel aastal nad siis, eelmine aasta olid nad ka kevadel külvatud, pärast siia istutatud, nende õitsimist me veel ei näinud. Siin kohe nende natukene, mitte keskel, aga ääres on ka üks puu, äädikapuu, istutatud. Kõrgust oli tal eelmine aasta rohkem, kuid sügistuuled murdsid tal latva, ta oli üsna peene või õigemini ühe oksa, siis külgoksa selliselt ära, et tüvi sai kannatada ja me lõikasime ta lühikeseks ära kuskil sellise 50 sentimeetri kõrguselt. Aga uinuvatest pungadest tegi hunnikus pungi lahti ja täna on näha, et on selline jälle põõsataoline. Tüvi ongi nüüd paksenenud või jämenenud, ehk siis ta nüüd on ka tuultele palju paremini vastu pidavam. Paljud küll peavad ta nuhtluseks, kuna ta ajab juurevõsu, aga meie mõttes on ta siin nagu dekoratiivne, sest tal on leht, on dekoratiivne. Sügisesed sellised õied tõlvikud on samuti väga, väga dekoratiivsed. Ja tegelikult ei ole väga suur probleem neid juurevõsusid välja kiskuda. Siin peenras on meil ka lavendlid tee ääres. Jällegi
eeldame, et see peenar üldiselt on niisugune kuivemapoolne või et me kastame seda vähemalt vähem, siis siia sai istutatud 6 sinist lavendlit selle mõttega, et need sai ise paljundatud pistikoksast siis eelmisel aastal ja tundus, et see on ka õige koht, kus nad nüüd võiksid meil olla. Nende taga on siis niisugune sügisene õitseja kukehari. See sai ühe suure pundina toodud vanemate kodust ja jagatud siin 3-ks. 3 tükki on siin keskel. Siin taga ääres on istutatud nii-öelda 1-aastase taimena, täitetaimena meil selleks aastaks kosmosed. Et kosmos on selline üsna hea taim, ta on küll kasvab kõrgeks või siia poole isegi sobib. Aga ta on üsna hea täitetaim ja tal on palju õisi ja kindlasti annab seda efekti siin, kui need kõik suureks kasvavad, siis nad moodustavad siin suhteliselt sellise taustaseina siit poolt ja teiselt poolt sellise õitemerega sellise tugevama seina, natukene nagu heki moodi isegi. Üks tegelikult siin taga ka õitseb juba natukene, on teinud oma esimesed õied. Aga vajab natuke varju sinna kaamerasse. Järgmisena on meil siin üks põõsas, veel väikene. Tegemist on ebajasmiiniga. Eelmisel aastal üks poegadest valis selle välja, sest et käisime aianduskeskuses siis, kui ta just õitses seal potis. Tegemist on selliste lihtõitega, väikestega, aga lõhnavad nagu maasika lõhnaga. Hästi meeldiv aroom. Ja siia saigi ta toodud sellepärast, et ta tervitaks oma lõhnaga meid ja külalisi, nagu öeldakse. Et siin on ka näha, et siin ta hakkab kohe õitse. Natuke läheb veel aega ja saab jälle seda lõhna tunda. Jasmiini kõrval on meil veel 3 tegelikult. 3 kurekella. Kõik on tegelikult oma seda esimest õitsemist lõpetamas. Ilmselt tuleb nad tagasi lõigata, et üldiselt kurekellad on võimelised teist korda õitsema, kui neil õied tagasi lõigata korraks. Ja siis see tuleks siin veel teha. Siiamaani ei ole raatsin. Ja lähiajal proovib siis selle ikkagi teha. Selliste lillade õitega. Teine on tumedama lilla õiega, aga tema on ka meil meie enda kurekellade ristand. Olid nad meil istutatud küll teise kohta ja ühe tumedama veel sellist sama sarnase lillaka tooni kurekella juures oli ka siis seesama esimene lilla või siis üks ka roosa. Ja mingi aeg siis Isekülvi teel tekkis meil selline kõrgema õievarrega kurekell. Et ise oleme rahul, ilus kõrge õiega kurekell siia vahele. Kui edasi nüüd minna, siis siin on meil üleminekuks selline rajatud kividest tee, mis siis eraldab meie mõistes nagu varjupeenart. Et kui seda peenart vaadata, siis see piirjoon jääb siia üsna pikalt, üle keskpäeva kindlasti. Et kui selle maja nurga tagant hakkab päike vaikselt ümber keerama ehk õhtu päike paistab siia, enne kella 3 on siin pool peenart kindlasti varjus, ehk siis püüamegi
seda peenart täita ka tulevikus vabade kohtade näol pigem selliste, ütleme, poolvarju taimedega. Varju on muidugi kehvem filmida. Loodan, et pilt on piisavalt selge. Et siin on siis enam-vähem ostapeenar, mõned sügisesed õitsed ka, ehk siis siin kohe ees on selline osta, mille me oleme toonud vanemate kodust jällegi. Ma ise ta sorti kahjuks ei tea. Taga on 2 suht tugeva kasvuga kobarpead, The Rocket. Nemad siis teevad selliseid pikki küünlataolisi kollaste õitega õiekobaraid, ilmselt või nii võib öelda. On üsna dekoratiivsed taustataimid. Ja kuna niikuinii seda maad me peame hoidma niiskemana, siis tänu ostadele ja talle ka see väga siis sobib. Siin on siis tegemist, nende vahele on pandud suur osta. Siin ongi teistega natukene ruumi jäetud, et ta saaks areneda, sest tegemist on ostaga Empress Wu, mis on üks maailmas üks suurimaid. Ja usun, et ta siin ka, või loodan väga, et ta siin ka areneb selliseks suureks efektseks taimeks. Et siis saab hakata võib-olla teisi kas ümber positsioneerima või võib-olla ongi nad õigel maal. Kohe siin kivitee ääres on meil istutatud 5 ostat Blue Mouse Ears ehk sinised hiirekõrvad nii-öelda, need on siis vaiksemaid ostasid. Nad olid eelmine aasta üsna väiksed, et nad on tegelikult on nad väga palju nii-öelda juurde visanud oma laiust läbi selle arengu. Siis on meil siin enam-vähem kaares istutatud 3 astilbet. Natukene tavapärasest astilbest erinevad. Tegemist on Chocolate Shoguniga, nad ongi sellised tumepunase lehega ja jäävad. Nende õied on sellised valge-roosa, pigem segud ütleks. Et algselt on õie selline osa roosakas, hiljem natuke viskab sellist valget ka sisse. Peame küll ilmselt otsima endale 2 taime juurde, sai siia niimoodi otsustatud kaares istutada ja jäi vahe nagu liiga pikk. Üks taim ka talv oli kuidagi kergitanud välja, et tema natuke siin põdes ümber istutamist, on seal keskel väikene, aga ikkagi elab ja usun, et saab asja. Õied ei ole siis päris sellised astilbelikult püsti, või temal on just siuksed õied on nagu lamanduvad. Väga selline huvitav sort, aga sobib siia hästi. Üldse tumedalehelistele sobib ka selline, vähemalt siin tundub, et talle sobib ka siukene poolvarjuline koht, mida üldiselt vist enamus astilbed ka kannatavad. Siis on siin mõned ostad veel, mis on tegelikult meil jälle oma vanemate kodust jagamise teel toodud. Ehk siis need kollaka äärega rohelised astilbed on küll vist erinevad sordid, sest üks väiksem, see vasakpoolsem jääbki selliseks väiksemaks, et tagumine on siis tunduvalt suurema lehega. Meie peenrasse on juba mitu aastat leidnud ka teie sõrmkõibarlilled, mida me ise kasvatame ette. Siin on ka näha neid. Siin varjupeenras nad hakkavad õitsema hiljem, kuigi juba vaikselt sätivad. Tagapool on ka näha üks, ma zoomin siin sisse korra, et te näeksite seda. Üks osta veel. Tegemist on Blue Angeliga ehk sinise ostaga. Ise lootsin sellist suuremalehelist sinist ostat. Ma ei tea, kas ta nüüd läheb suuremaks või ei lähe. Ilmselt niisama laiemaks ta läheb, aga kui suuremaks ei lähe, siis tuleb mul veel suurema lehega sinist otsida, sest tegelikult seal ma tahaks näha just istutatult väikest viisi konkurenti Empress Wu'le.
et ta täidaks seda ja annaks niisugust natuke kõrgust ka. Kui me edasi läheme siin, siis on meil päris palju tühja ruumi veel. Nagu ennem ka näha oli, pole me leidnud endale selliseid püsikuid veel, mida siia tahaks. Aga aega on, küll leiame, ilmselt täidame mingisuguste ühe nii-öelda suviste lilledega, ühe hooaja lilledega. Meil on ka siin Empress Vuu taga, pluss siis tegelikult siin samas kerse kõrval on hetkel ka istutatud üks lumeroos. Must lumeroos tegelikult on nimi, loomulikult õis on tal valge. See talv näiteks oli nii soe ja lund oli nii vähe, et õitses peab terve talve. Päris selline silmarõõm, nagu öeldakse, kui ta on ainukesed õitsed, siis pakuvad vahepeal sellist huvitavat peenrasse. Edasi meil on rotkersjad, 3 rotkersjalt istutatud siia niisuguses ka poolkaares. Nimeks on Irish Bronze ehk siis uued lehed, mis siis tulevad maasest välja kohe, on niisugused pronkses värvid. Arvasin ausalt öeldes, et nad on pikemad pronksed, aga tegelikult nagu näete täna, siis pigem on nad juba rohelised. Oodatust on nad madalamad, sest et tavalisim, rotkersjad ma olen näinud, mis on päris kõrge lehega, siis need on minu meelest üsna madala lehega, ehk siis ilmselt ma ise tõstan nad jupikese ettepoole ja leian sinna samma poolkaares istutamiseks midagi tumeda lehelist, et ta moodustaks siis nende astilbedega, mis meil siin on tulemas poolkaares, siis teistpidi sellise nii-öelda S-tähe ja edasi läheksime juba siia lurslillede peale, mis on samuti poolkaares istutatud. Rotkersjate vahel on meil veel murtud süda, mis vaikselt areneb. Oli üsna õnnetus seisus, kui me ta siia istutasime, aga on väga hästi minu meelest arenenud sellel aastal. Siinpool on juba natukene rohkem täis istutatud peenraala. Nagu ma ütlesin, siis need tumedalehelised on lurslilled, mis on ühed hilisemad õitsjad. Konkreetselt ongi äkki oktoober-november. Moodustab sellised pikad õieküünlad, pigem valge tooniga. Oht on, et esimesed külmad võivad need ära võtta. Eelmine aasta nii juhtus. Aga samas jälle varasemalt meil olid juba paar taime olemas, mis siis õitsesid ja elasid ka võib-olla sellised õrnemad külmad üle väga hästi. Lurslillede seal taga vahel on meil paar sõnajalga. Need on ka toodud vanemate kodust, need on sellised sõnajalad, mis siis risoomi teel ennast ei paljunda, vaid paljundavad, ma ei saa öelda, kuidas mätast taime laienevad. Kahjuks ma ei teagi isegi, mis sõnalega täpselt tegemist on, pole jõudnud uurida. Kuna see taimed on vanemate kodust jälle toodud, endale just meeldib, et ta ei ole väga invasiivne. Et oleme siis need siia ilusti taustaks pannud nendele tumedalehelistele. Ja edasi meil on siin juba suurema massina, kuni võib öelda 5 taimena istutatud Jack Frost, Brunnera, mis siis õitseb kevadel selliste 40 sentimeetriste kõrguste meelespea õitega, meelespea õie moodi õitega õied on tal sinised, täiesti meelespeaga äravahetamiseni sarnased,
aga nüüd oli tema õitsimisaeg läbi ja ma siis mõned päevad tagasi siin lõikasin need õievarred välja. Nüüd ta näeb nagu korrektsem välja ja tema lehe dekoratiivsus tuleb ka nüüd välja. Kui me liigume edasi, siis kuna siin kuldsete smaragdide juures on istutud jällegi meil sõrmkübarral lilled. Nagu ma mainisin juba, tegelikult nad on väga head sellised täitetaimed. Endale väga meeldivad ja nii nad siia meie aeda on leidnud ka tee erinevatesse kohtadesse. Nad väga ei laiene, annavad aiale kõrgust, nagu näha siis siin pool varjus smaragdide vahel. Neile väga-väga meeldib. Need varred on väga jämedad, taim ise on väga kõrge ja ilmselgelt näha, et neile meeldib. Ja meeldib ka mesilastele, kui nad õitsevad. Need smaragdid siis said ostetud, kuldsed smaragdid said ostetud kohe sellisena suurena, natuke on nad see aasta juba peale visanud. Aga oli näha, et aed vajab nagu kõrgust ja ostsime siis siia vähemalt 3 sellist äkki olid 140 sentimeetri suurused smaragdid. Nende kõrval siin ja nende lurslide taga, võib-olla isegi kõigepealt siin eespool on meil üks kosmos, jällegi täiteks, kuni saab otsustada, mis me siia lisame. Siis tegelikult siin taga on üks mu lemmikuid efekti õitsejaid. Ehk siis tegemist on lupiiniga Manhattan Light. Ja nagu näha, siis õied on tõesti sellised New Yorgilikud kõrghoonete sarnased, nagu oleks tuledes, väga efektsed. Tundub, et ka mesilastele siin meeldivad, toimetavad siin ikkagi päris pikalt kogu aeg. Üks taim nendest lupiinidest meil siiski põeb. Ei tea miks. Soetatud sai 3, siin on ka näha. Ei tahaks uskuda, et oleme üle kastnud, samas ka lehed olid siuksed kollakamad, mõned sai siis välja korjatud ja tegelikult eile ma siis ostsin ka sellist suvelillede kastmisväetist, kus äkki on siis toitained rohkem mikroelemendid tasakaalustatud ja loodan, et see turgutab teda ülesse. Aga tõesti ei saagi aru, mis tal viga on. Ei ole sipelgaid, ei ole mingisuguse sitikaid paalasi näha. Täiesti arusaamatu. Aga võitleme edasi ja proovime temast asja saada. Meil on ka siin taga paar 9 vägist. Kuna siin on varjus, siis see 9 vägina areneb kuidagi aeglasemalt, kuid samas nagu talle täispäike ka, nagu meeldib, aga kui täispäike peale paistab, siis hiljem ma näitan teile teises kohas, siis ta jätab oma võievarred longu. Tundub, et päris täispäike, selline täispäevapäike ka otseselt ei meeldi. Jõudsimegi siia teisele maja küljele, mis on täisvarjus hetkel, küll aga 12 alates saab täispäikese. Et kui siin edasi minna, siis see veera osa, mis jääbki siis siia poole maja, seda on plaanis siis see aasta muutma hakata. Ehk siis plaanis on siit seda ääreala liigutada väljapoole natukene, kujundada ümber laiemaks ja kogu sellele murulatsile, mis siin meil okaspuude ala vahele, 2 okaspuu ala vahele jääb,
ehk hetkel natukene ka veel varjus. Siia tuleb ka üks preeria stiilis peenar. Hetkel on kellaaeg väga varajane, sellepärast kell on 8 alles, sellepärast see vari ongi. Aga liigume edasi. Siin on kohe jäetud rada, mille on plaanis sisustada sarnaselt või kuidas seda kaunistada, sisustada sarnaselt nagu seal oli kivirada, mis tuleb läbi peenra. Kaevata maa sisse niisugused astmekivid. Siin kohe kõrval on siis kasvamas ja kunagi äkki annab ka kõrgust ja sellist efekti oma ilusa välimusega on must leeder, black lace, mis siis moodustab ka õitsedes sellised käelabas suuremad õiekobarad. Tegelikult on küll neid õiekobara algeid siin juba näha ka. Ma ei tea, kas see kaamera siin nüüd poolvarust seda nüüd välja zoomib. Aga loodan, et zoomib. Miks mulle endale taga meeldib näiteks, mulle muidu meeldivad ka kämmalvaherad. Aga kämmalvahera miinus on see, et ta on üsna külmaõrn. Siis must leeder kannatab väga hästi talve. Tal küll noored võrsete otsad võib talv ära võtta, aga nagu näed, ta on päris tugeva kasvuga. Ta taastab ennast külma kahjustustest kiiresti. Teda saab ka ilusti pügada. Ehk siis kui siin näha, siis näiteks see konkreetne kasv on, kas see on näha, aga kuskil siit maalt hakanud kasvama ja on visanud juba sellise 40 centimeetrit otsa. Lehed on sellised natuke vahtralehtese meenutavad ja kindlasti väärt sellele kohale, kui ta hakkab kõitsema, on ta selline efektne. Ise endal on mõttes, et ta võiks kõrguselt olla selline inimese kõrgune. Hoiame teda sellist, see tekitab ka siia läbikäigu koridori nagu väikse, mitte otseses mõttes tunneli ja kõiki sellise kompaktse läbipääsu. Siin kõrval ongi meil siis ka ühest videost juba nähtud 9 vägised, mis annavad siin jälle, kuna nad on tegemist nagu Bajäänioliga või 2 aastast taimega, ehk täna on need konkreetselt on 2 aasta taimed, siis jällegi väga mugav ruumitäide. Kui enam ei soovi panna, siis ei istuta siia uusi. Aga kui on soovi, siis saab panna või näiteks vähem, kui taimed on kosunud suuremaks. Hakkavad vaikselt sättima, õitsema. Siin esimesel on näha juba sellised kollased õied. Terve see küünla lahti teeb, siis on ta ikkagi vägagi efektne. Aga püsiasukohana on meil siin hortensiad, 3 hortensiat Annabelli. Eelmine aasta istutatud suhteliselt väiksed taimed 3 oksaga. See aasta siis täis elujõus ja loodame, et ilusti õitsevad. Neid me ka siin tegelikult kastame, sest et vähemalt nii nagu ma ise olen aru saanud, siis Annabel suurema õiega hortensiad vajavad ikkagi seda niiskust, et ära toita, et ta ei kärssaks ära. Päikese käes nad rohkem õitsevad, aga ei kasva siis ülilopsakaks, nagu öeldakse. Eks me vaatame, kuidas neile see koht siin meeldib. Siin vahel on eelmise aasta isekülviga külvanud kosmosed, mida me siis hetkel otsustasime, et me päris ära ei võta, et vaatame, kui palju nad siin laiutama hakkavad. Siin kõrval on ka üks tõrvikliilia, mis eelmine aasta õitses paari õiega. Äkki see aasta on lootust rohkem õisi näha. Ja veel siin on ka meil paar elulõnga. Alumise näol on tegemist sellise sinise õiega elulõnga, kahjuks sorti enam ei mäleta. Ja tema on siis selline elulõng,
mis õitseb hiljem natukene. Noh, ehk siis ta ka lõigatakse tagasi iga aasta. Ja tema kõrval on siis selline, ma arvan, et anguuti elulõng või midagi sellist. Kollaste õitega lõpetab juba oma õitsemist ja teeb oma õitest lõpuks sellised huvitavad tuustid või kuidas iganes nimetada. Ehk siin on näha nende tuustide algeid, aga ta pakub nagu huviga siis ära õitsenuna. Siin kõrval on meil veel jäänud hunnik maapirni. Seda tuleb kindlasti hakata arvendama. Ehk siis see aasta, kui me selle piirjoone ümber toome, siis ilmselt ka proovime üle vaadata. Sama selle, kui ta õitseb, siis ta on väga ilusate kollaste selliste niinimetatud karikakra tüüpi õitega. Et mulle endale õis meeldib, aga hetkel ta mass on üsna suur. Ise otseselt seda maapirni tarbinud ei ole. Tean, et paljud tarbivad. Ehk siis vaatab, kuidas sellega on. Taga on meil näha tarbeaeda. Sinna ma selle ringiga kindlasti ei lähe. Aga meil on enamus tarbeaedases sellistes kõrgpeenartes. Aga ma liigun edasi siit siis kohe. See on meie siis kõige vanem peenar või ala, kasvuala tegelikult. Kuna endal meeldivad laugud, siis siia on leidnud ka laugud tee ja ka tooni andmiseks või erinevat värviefekti andmiseks ka kukerpuud. Et esimesena kohe näete siin seda sinist kuuske, millena on tegemist hopsi. 3 aastat tagasi oli ta väga-väga väikene, niisugune jupike, äkki 40 sentimeetrit, mitte rohkem, et kui siin alahinnatakse enamasti neid kuuse juurdekasvu, siis mina ütlen, et ei ole mõtet, et kuusk tegelikult viskab ikkagi päris korraliku kasvu peale. Iseasi on see, et mingi hetk tuleb teda võib-olla hakata madalam hoidma selleks, et ta saaks tihedamaks kasvada. Aga näiteks selle kuuse vorm on minu jaoks väga hea. Ise loodamegi, et äkki ta kasvab mõned aastad veel, siis temast saaks juba kujundada siin natukene sellist jõulutulede puud. Ta majale lähemal elektrit on võimalik võtta ja kuna oksad on sellised, mis siis niisugune standard kuuse moodi ilus, saab ilusti need jõulutuled peale panna. Tema kõrval kohe niisugune on meil kohe õide puhkemas laugud. Nad ei ole veel avanenud, aga ilmselt päris või on avanemas, ütleme nii. Ja tegelikult ka siin tagapool on meil drumsticks või kuidas nimetatakse, trummipulgad. Neil see ladinakeelne nimi on pikk ja keeruline, niimoodi ei mäletagi. Aga teeb sellised trummipulga otsa moodi sellised liilakamad õied, väga huvitav. Ilmselt siit peenrast küll tõstan nad üle hiljem sinna preeria stiilis peenrasse, vaatan veel, pole otsustanud. Siis siin taga on meil värvitooni mõistes efekti andmas 2 jugapuud. Kollaka tooniga sellised fastigiada sordid, mis on tegelikult, nüüd nemad on üsna tagasihoidliku kasvuga. Küll on laienenud päris hästi. Ühel aastal põdesid ka nii-öelda päikesepõletuse käes, kuigi olid kevadel varjutatud. Aga samas nende toon on siin igati omal kohal nagu näha ja see aasta on neil väga hästi läinud siin. Et siin on kohe näha, et nad sobivad siia väga hästi. Edasi on siin kohe tooniandjaks kukerpuu, mida meil on mitmeid. Tegemist on selle tagumise kukerpuuga. Tegemist Orange Rocket või Orange Rocket, mis on selline, lehed on nagu punakad, alumised varjus olevad lehed on rohekamad. Ehk siis päikese käes tal on rohkem seda punast tooni, aga siin on ka näha seda allpool nagu natukene seda rohekat tooni, et on kindlasti niisugune värviandja aias.
siis siin peenras on ka kolm Kanada kuuske. Üldiselt kõik need taimed on peenrasse istutatud teatud vaadete alusel, et kust nurgast oleks näha erinevate puude siis kasve erinevatel kõrgustel, ette ennustades siis, kui nad on juba ütleme nii-öelda täisealisemad mingi 10 aasta pealt. Et 3 Kanada kuusest parempoolne on Blue Sanders, mis on niisugune sinisema aukaga. Ma ei tea, kas kaamerapilt suudab seda juba eristada või mitte. Aga ta on nagu sinakama tooniga. Ilmselt siin võrdlusena taustal oleva Kanada kuusega koonikaga siin peaks olema näha vahe. Siin on samamoodi meil paar lauku vahel, mis pole ennast avanud. Siia kivi taga jäi tegelikult näitamata, et siin on üks eelmine aasta suht sügisel istutatud hästi tumeda leheline kukerpuu, Thunderbergi kukerpuu sort Concord äkki. On kasvamas. Hästi, aga peaks kasvama 60 cm kõrguseks, ehk siis hetkel on ikka väga väike. Nii. Siinpool on meil siis näha ka paar juba avanenud lauku, need on siis gladiaatorid, mis ongi sellised suuremad õiega kõrged klassikalised suured laugud. Selle taga tegelikult on selline lauk, mis on välja nagu krasub ja segamini juustega selline lauk. Avaneb mõne nädala pärast, ma arvan. Nagu ma ütlesin, mulle endale isiklikult meeldivadki laugud, ma olen siia nii-öelda ruumitäiteks istutanud. Ehk siis, kuna nad on sibulilled, siis plaanis nad ümber tõsta siis, kui puud vajavad rohkem ruumi. Siin kivi ees on meil siis samuti kukerpuud. Esimene on Bagatell. Sai ostetud kunagi 3 taime. Kõik on küll siin peenras olemas, olid seal teise kivi pool seal kohe alguses. Aga nad on väiksed, ma ei tea, nad ei ole väga hästi arenenud. See konkreetne isend on nagu väga hästi arenenud, et teised on ka natuke varjus, et ilmselt kukerpuu on selline, mis tahab rohkem äkki päikest. Vähemalt sellised madalad sordid, sest see on nagu rohkem päikese käes. Aga see on mu järeldus ainult selle 3 aasta pealt. Aga siin taga mõlemad, nii vasak kui parem, nimed on Rubistar. Rubistar on natukene erinev. Lehelt võib-olla sarnased Oranga Rocketile. Aga tal on ka sellised punakad rohelised lehed läbi segi. Et kui Bagatell on ikkagi niisugune tumedam toon. Pursam. Taga on veel üks kukerpuu. Kohe nimi ei meenugi, aga vaatame, siin on isegi veel silt on küljes. Nii pidi ei näe, aga tulen teist pidi. Vaatame kohe, mis meil siin sildi peal kirjas oli. Selle nimi on siis Orange Dream. Tal on siis leht on täiesti teistsugune võrreldes eelmiste kukerpuudega. Siuke piklik, tihedam, väiksem. Meil on siis selles peenras on mitmel pool näha ka laugulised. Ilmselt hetkel on see äratundmine raskem, kui tegemist on tegelikult karulauguga. Ehk siis mulle isiklikult meeldivad jälle, kuna laugud meeldivad, siis karulaugu õied on minu jaoks ilusad, valged. Ja nad on leidnud siia päris mitmesse kohta ennast. Siin tagapool on üks golden smaragd väiksem. Selle valis välja üks poegadest, tema aken paistab täpselt siia. Ehk siis ta soovis, et kui see on suurem see puu, et siis see aknast paistaks. Ja siia kohta ta saigi istutatud. Sellisel lihtsal põhjusel. Kivi taga on ka mõned astilbed roosaka ja valgõiega. Ja on ka suht efektsed, kui nad kivi tagant välja paistmas, kui nad õitsevad.
siin taga on veel üks koreanolg, mis meil on põdenud. Jälle peenra peale korra, näitan teile. Ei teagi millest, nii-öelda 2 aastat on tal see mure olnud, kus ta siis lõpuks osad okkad üsna värsketel okstel lähevad pruunikaks ja kukuvad ära vaikselt pärast hilissügise poole juba. Et siin tegelikult on näha, et tal ei ole näiteks okkaid ja need okkad ei teki kunagi tagasi. Ehk siis selles mõttes ei tahaks nagu teda selliseks räädukaks lasta, ei tea milles asi. Erinevad soovitused, et seenhaigused, anna mõrusoole ja nii edasi, ei ole toiminud. Vaatan see aasta ei anna midagi, äkki need igasugused ained teevad tal hoopis liiga ja lasen tal lihtsalt kasvada. Võib-olla on tegemist ka selliste istutusjärgse põdemisega, aga vaatame. Hetkel jätan ta, nagu öeldakse, rahule lihtsalt ja lasen tal siin olla, areneda. Nii. Siin on meil siis selline tegemist on siis tavalise kuuse või hariliku kuusega, aurea, kollaste selliste mõnusate kasvudega. Tegelikult sellepärast nendega kunagi välja valisime. Et tal on mõnusad kollased kasvud ja nad üsna pikalt kestavad. Päris sügiseks lähevad nad muidugi roheliseks, kuuselikuks ja tumeroheliseks, aga hetkel on nad ikka sellised mõnusad tooni andvad ja tema kasv on ka üsna pikk, tema aastane kasv on jällegi, kui siin kuuskede puhul räägimegi sellest, et kas nad on aeglased või mitte, siis tasub nagu vaadata näiteks siia, siis eelmise aasta kasv algas siit ja lõppes siin üleval siin kohas, kus on siis argnemine ja uue aasta kasv, selle aasta kasv on peale. Pungi oli piisavalt selle kasvu peal, ehk siis näha on, et uued oksad tulevad ja mina seda kuidagi kärpima või lõikama ei hakanud. Laseme areneda. Väga omal kohal taim jällegi. Siin on meil ka mõned helmikpöörised. Esimene juba säti võitsema, tagumine seda alles teevad. Tagumised 2 on nagu ühte sorti, et need alles valmistuvad siis juures. Siin on meil ka üks Serbia kuusk, Nana. Sealt, kust me selle taime soetasime, selle kuuse. Seal ma nägin sellist 1,5 meetri kõrgust. Ehk siis tegelikult on küll väike sort, aga võimeline kasv on 1,5 meetri kõrguseks. Ja seal oli väga selline tihe, kompaktne, 1,5 meetrini mõnus puu, mis mind nagu ärgitas seda ka siin ostma ja mitte tagasi lõikama. Osad siis kujundavad seda muidugi ka väikeseks puuks või kuidas öelda, keraks. Meil ta on siis siin ka sellel aastal eriti tihedust juurde visanud. Kipub küll mitmeid uusi tippe tegema, aga tal ongi siuke komme ja sellega ta ennast nagu tihedamaks kasvatabki. Et neid peab muidugi vahest kärpima neid otsi, et latv ikkagi jääks ladvaks, kui on soovi ikkagi kõrgust saada. Vot selline see veenra maa siin sai. Siin kõrval on, kui ma eksi, on see kikkapuu. Hetkel kohe ei tule isegi. Kollase leheline selline. Ma vaatan, et kui ma kontrollin üle, et kui leian netist selle nime, siis ma viskan juurde, see annab ka siia efekti juurde oma kollase tooniga. Sobib väga hästi selle puu. Ta on arenenud muidugi väga suureks, et ta sai väikse oksana siia istutatud. Nii. Et vaade on siis siit aia poolt tagant teise okaspuu äärest siis selline. Küll maja on varjus hetkel. Nagu selgus, siis aku sai märksa varem tühjaks, kui ma arvasin, ehk siis ta vilkus küll, andis märku, aga ma ei märganud õigel ajal stoppi panna. Vaatasin materjali üle ka, tuli välja, et see materjali on väga palju. Jagan siis selle aia ringi 2 ja
vaatame siis järgmises osas juba seda teist okaspuu peenart.